Miks tulla EKA-sse fotograafiat õppima on just seetõttu meie lisaks sellele, et me anname ka sellised väga ulatuslikud tehnilised oskused, pöörame väga palju tähelepanu ka sellisele asjale nagu visuaalne kirjaoskus ja lisaks sellele ka teadmised, ütleme, fotoajaloost, et kuidas see areng on toimunud ja see konteksti mõistmine on ka hästi-hästi oluline. Kuigi fotograafia on selline valdkond, kus väga palju saab ka iseseisvalt omandada, siis kui sa tahad ikkagi kunstist paremini aru saada ja läbi fotomeediumi midagi olulist või väärtuslikku öelda, siis ma arvan, et see kool on just see õige koht, kus õppida seda tegema. Fotograafia õppimine EKA-s eelkõige sisaldab oskuskursusi, kus õpitakse käsitlema fototehnikat, aga nagu erinevatel eesmärkidel. Näiteks meil on siin portreele keskenduv kursus, vaikelule, esemetele keskenduv kursus, dokumentalistika, aga ma tahaksin rõhutada ka seda, mis käib siin õppetöö juurde, näiteks näituste tegemine. Meil peaaegu iga semestri lõpus siis toimuvad tudengite tööde näitused, siis on meil praktikad, suvepraktika ja välispraktika, kus me külastame siis kunstiinstitutsiooni, käime näitustel, vaatame, mis fotograafid ja kunstnikud kusagil mujal teevad, kuidas nende praktika ja selline igapäevaelu välja näeb. Mulle meeldib, et meil on nii teoreetilisi kui praktilisi aineid. Juba esimesel semestril meil oli dokumentaalfotograafia. Me sõitsime koos kursusega Peipsi äärde, kus meil oli selline 3-päevane laager ja kus me pildistasime siis kohalikku külaelu. Sellel semestril näiteks meil algas stuudiofotoaine koos Holger Kilumetsaga. Siis meil on endal siin Alaloog filmilabor, kus me siis õpime ise pilte ilmutama. Ja mis mind veel eriti inspireerib ongi tegelikult minu kursusekaaslased. Kui meil antakse mingisugune ülesanne, et siis kuidas kõik seda nii erineval moel tõlgendavad. Fotosse sisseastumisel on kindlasti oluline asi portfoolio. Oleks hea keskenduda võib-olla mingitele konkreetsetele teemadele, mis seda inimest ennast huvitavad. Kindlasti soovitan neil ka minna meie koduleheküljele fotograafia eriala sealt valida ja meil on seal tegelikult päris põhjalikult kirjas, kuidas sisseastumiseksamiteks valmistuda. Meil on veel selline ülesanne nagu inimesed tänavalt. See on selline fotoseeria pildistamine siis sisseastumiseksamite ajal ja lisaks sellele me siis anname nimekirja 5 fotokunstnikust, kelles siis peaks ette valmistama sellise lühikese ettekande sisseastumiseksamite puhuks. Ja siis 3. eksamina on meil veel essee, 2 erinevat teemat, üks neist puudutab siis visuaalkultuuri või kunsti laiemalt ja siis teine puudutab mingisuguseid valupunkte ühiskonnas. Mida ma tahaksin julgustuseks kõigile sisseastujatele öelda, on see, et ma olen tegelikult ka varem juba õppinud teist eriala, aga see ei tähenda, et ei võiks hiljem ikkagi proovida uuesti minna kooli ja uuesti kunstiharidust omandama minna. Mis on veel meil koduleheküljel olemas ja millega ma soovitaks tutvuda, on siis selline linkide kogu. Need siis viitavad nagu erinevatele fotoväljaannetele ja erinevatele lehekülgedele internetis, mis aitavad tudengikandidaati kurssi viia ennast selle valdkonnaga. Kui sealt midagi silma hakkab ja huvi pakub, et siis tundub, et kandideerite õigesse kohta.